tere! Kui keegi peaks õpilastest mängima mind õpilasena, siis peaks see roll tegelikult kuuluma Karine Sissika Postlale. Aga kuna tema on juba vilistlane, siis praeguste õpilaste seast annaksin ma enda mängimise rolli Rahelile 10. C-st. Ja nüüd see lugu, mida siis Rahel võiks mängida. Et see ei ole nii väga naljakas, aga selline asi minuga gümnaasiumi ajal tõesti juhtus. Nimelt olid olud sellised, et poole 11. klassi pealt pidin ma asuma elama ühiselamusse. Ja ema andis mulle kodust kaasa äratuskella, et ma ikka korralikult igal hommikul kooli jõuaksin. Kahjuks oli see äratuskell sellise helinaga, mis mind igal hommikul üles kohutas. Ja tulemus oli see, et ma hakkasin ärkama paar minutit enne kella helisemist. Ja vajutasin selle kella siis lihtsalt kinni ja läksin kooli. Ühel kevadisel hommikul juhtus täpselt sama. Ärkasin enne kella helisemist, ma vajutasin kella kinni ja hakkasin ennast kooli sättima. Kui ma ühiselamust väljusin, siis vaatas ühiselamu tädi mind küll natuke imeliku näoga, aga ei öelnud midagi ja nii ma kooli poole teele asusin. Rahvast liikus sel hommikul imeliselt vähe. Ja kui ma kooli jõudsin ja kinnise garderoobi ukse taga hakkasin kella vaatama, siis selgus, et ma olin kooli jõudnud vähemalt tund aega enne tundide algust. Paluti võrrelda mind ja oma klassi kedagi õpilast ja mina arvasin, et ma oleks väga sarnane meie klassi õpilase Helega. Et kooli ajal olin ma väga aktiivne õpilane, mul oli alati väga palju tegemisi ja selle tõttu üritasin ma võtta tundidest maksimumi. See tähendab, et tunnis teha kõik, mis võimalik ära. Vahetundides üritasime ära teha ka kodused kirjalikud tööd. No mitte alati, loomulikult kõik ei õnnestunud. Vahest tuli ikka kodus ka õppida, eriti nii nagu teiegi õpite kontrolltööks, tuli ikkagi eraldi õppida. Ja ühel sellisel tantsupeol siis oma klassivennaga tantsides rääkis ta mulle midagi naljakat ja ta ütleb mulle sellele järgnevalt niimoodi, et ära naera, su kõht väriseb, mul läheb sinu juhtimine sassi. No mina naersin selle peale veel loomulikult rohkem ja läkski kohe see juhtimine sassi, aga ega sellest midagi. Pärast jätkasin mõne hetke pärast uuesti. Kui ma oleksin õpilane, siis ma soovitasin olla Edgar Skretnikov. Me sarnaneme, kuna ta istub esimeses pingis, siis vaatamata pingelistele päevadele on ta alati elurõõmus ja särasilmne. Talle meeldivad miks küsimused ning ta on konkreetne ja otsekohene. Mulle meenub minu esimene koolipäev. Kui ma tulin koolist koju ja teatasin emale, et mina enam kooli ei lähe. Mille peale siis ema rahulikul häälel küsis, et milles probleem. Ja mina vastasin,
no mul ei ole seal koolis midagi teha. Lugeda ja kirjutada ma ei oska ja rääkida ei ole lubatud. Tere, kullake! No ei taha enam kooli minna. No mis nüüd siis? Ma ei oska lugeda, ma ei oska kirjutada ja rääkida ju ka ei tohi. Kui ma oleksin õpilane, siis ma oleksin nagu meie klassi Helena, sest Helena on sama sõbralik, abivalmis ja aktiivne tüdruk. Ning talle meeldib näidelda, nii nagu mullegi meeldis omal ajal koolis. Meie klass hakkab käima Tallinna Saksa Gümnaasiumis ujumas. Ja seoses sellega meenub mulle üks naljakas lugu, mis juhtus ühe minu klassivennaga. Nimelt oli ujumistund lõppenud ja me pidime minema kooli, sest õppetunnid jätkusid. Teised õpilased läksid juba ees kooli ära ja juhtus nii, et minu koolivend ei leidnud oma saapaid. Mina aitasin neid tal otsida. Alles olid ainult ühed võõrad saapad, mis olid hoopis teist värvi ja mitu numbrit väiksemad. Ei jäänudki muud midagi üle, kui need väikesed saapad jalga toppida ja kooli poole teele asuda. Teekond oli aga väga vaevaline ja võttis kaua aega. Kui me kooli jõudsime, olid tunnid juba alanud ja õpetaja oli väga närvis, siis me olime juba tükk aega kadunud. Üks teine klassivend oli võõrad saapad jalga toppinud ja ei olnud seda üldse märganudki. Algklassi õpilastega juhtub tihti selliseid naljakaid lugusid just tänu tähelepanematusele. Aga algklassi õpilased on väga abivalmid ja väga sõbralikud. Voici Paul il est grand, nüüd vaadake seda lehti siis, vaadake. Voici Paul il est grand. Il a un cartable jaune, son pantalon est bleu et sa veste est grise. Paul joue avec son chat. Nii et siin on Paul, ta on suur, tal on kollane seljakott, tema püksid on sinised ja ta jakk on hall. Tere, palun vabandust, et me hilinesime. Ma ei leidnud oma saapaid, keegi oli need ära võtnud.